Ja tõepoolest, The Atlanticu peatoimetaja artikkel salajasse grupivestlusesse sattumisest on eilsest õhtust saadik üle maailma kirgi kütnud ja meie hakkame arutama selle uskumatu juhtumi tagamaid riigikaitsekomisjoni liikme ja erusõjaväelase Alar Lanemaniga. Tere õhtust! Tere õhtust! No kui ränk eksimus selline asi on panna tundlikku infot ebaturvalisse suhtluskanalisse? No selline eksimus on siiski üsna ränk ja jutt ei ole lihtsalt valeinformatsiooni või informatsiooni lekitamisest valel aadressil, vaid see informatsioon on seotud operatsiooniga ja reeglina selline asi võib viia operatsiooni läbikukkumiseni või inimeste hukkumiseni. Nii et tegemist ei ole mitte info probleemiga, vaid operatsiooni julgeoleku ohtu seadmisega. No kas sarnaseid asju on juhtunud ka Eestis? 30 aastat me oleme siin ise toimetanud. Võib-olla oli meil ka väikseid eksimusi millalgi? No öeldakse, et tegijal juhtub. Ja meil on ka ju ajaloos olnud apse inimestele, kes vastutavad informatsiooni turvalisuse eest mälupulkadega lugusid ja nii edasi. Ja kõikide selliste asjade ärahoidmiseks ongi olemas terve kompleks meetmed alates seadusandlusest, mis näeb ette, millised on infokategooriad, kuidas nendega peab käituma, asutusteni, riigisaladuse lubade taotlemise süsteem, mis hõlmab ka näiteks koolitust, teadmisi on vaja kogu aeg värskendada. Nii et süsteem peab olema paigas, sest sellised asjad kipuvad juhtuma, nagu ikka inimestega asjad kipuvad juhtuma. No aga näiteks Ukraina on väga suur WhatsAppi armastaja, kogu riigi juhtkond põhimõtteliselt tegutseb seal. Kuivõrd palju selliste suhtluskanalite kasutamine just nimelt sõjalisi operatsioone võib häirida või segada? Siin on paar momenti. Esiteks, igal informatsioonil on olemas oma parim enne aeg. Et mida lähemal lahinguväljale, seda lühem on see ajaperiood ja lahinguväljal sündmused arenevad niivõrd kiiresti, et isegi võib suhelda sisuliselt lahtse tekstiga. Vastaspool, isegi kui ta napsab selle info vahelt ära, ta ei jõua seda kuidagi rakendada, et oma tegevusplaani muuta. Ja seda esiteks. Teiseks, iga selline kättesaadavaks osutunud info kõigepealt tuleb vaadata, et kas see on tõesti nüüd väärt info või on tegemist näiteks infooperatsiooniga. Ka siin on spekuleeritud, et võib-olla oli see infooperatsioon. Ma ei usu, et see on tõenäoline, sest tõenäoliselt siis oleks olnud see adressaat teine, kes kohe selle suure kella külge paneb. Aga selliseid asju tehakse, et antakse teada, et me kavatseme selles piirkonnas nende objektide vastu teha operatsiooni. See mõjub psühholoogiliselt tugevalt vastasele, näitab üleolekut, et me võime teha, mis me tahame. Ja sellist võtet kasutatakse mõnikord ka tsiviilelanike kaitsmiseks, et tsiviilelanikud sellest rünnaku piirkonnast ära läheksid. Aga reeglina informatsioon ei ole kunagi eraldi vaadeldav asi, see on alati seotud mingite plaanide, tegevustega ja efektidega. Ja mulle tundub, et seal seda efekti väga ei saavutatud selle operatsiooni tagajärjel. No selle sõnumi sees on öeldud ka korduvalt, et Euroopa peaks justkui tagasi midagi selle laevatamise vabaduse eest nüüd ka maksma või andma mingeid muid hüvesid. Kas see taaskord tõestab seda, et ameeriklased tegelikult tahavad Euroopast justkui lahti öelda, suhtuvadki põlglikult siinsesse kontinenti? Mulle jäi see moment seal arusaamatuks sellepärast, et sellisel puhul, kui Euroopa huvid olid seal mängus, siis oleks olnud loogiline, et Euroopa on selles planeerimises ka osaline. Et tõesti, need on Euroopa huvides selliste efektide saavutamine, aga mul ei jäänud sellist muljet, et Euroopa oleks olnud kaasatud. Mis on eraldi huvitav selle lekke juures on, et see ei räägi ainult puudustest info käitlemisel, see annab ka mõningaid vihjeid otsuse langetamise protsessist. Ja see on ka päris huvitav, et oleks reeglina loogilisem, et selliste suurte ja rahvusvaheliselt kaalumavate operatsioonidega siiski räägitakse
täpsemalt, mis on need eesmärgid, mis on need soovitavad efektid, sest kõik algab sellest. No loodetavasti need õpivad. Nüüd meie jaoks on üks huvitav küsimus veel, et kui usaldusväärne on Ameerika Ühendriigid ja kas me saame neile oma tundlikku luureinfot veel üldse jagada? Ma arvan, et ameeriklastel on need protseduurid paigas. Vaatame, antud inimeste puhul on tegemist ju ametiisikutega, kes on üsna uued oma rollis ja ma eeldan, et nad ei ole põhjalikult läbinud kõiki need vajalikke briefinguid ja koolitusi, kuidas sellise infoga käituda. Ma usun, et need protseduurid on paigas ja küllap need protseduurid ka tööle pannakse. Aga ega see hea ei ole, kui sa tead, et see, kellega sa infot jagad, tema juures lekib. See ei ole kunagi hea. No eks siis meie luureasutused peavad tegema omad järeldused. Aitäh, Alar Laneman! Aitäh!